mänge kogemus ja mäng on alanud ja kohtunikud, alustame kohtunikest. Nikolai Pulkin ei ole väravas, mitte on, vaid ta ei ole väravas ja Kristjan Kalamees alustas siis jah, Narva United selliselt, aga nüüd vaatame Lonšakov Kalamehele ja Andrei Kidanov, Maksim Lipin ja Stanislav Bystrov ja Bystrov saab palli tipuründaja kohal, on kogemust, on mänginud rahvuskoondises ka ja Kalinski 20, Kirill Vinogradov 37 ja esimene värav tuleb rinnaga Maksim Lipinilt, mängitud on 1:39 ehk siis teine minut ja Maksim Lipin avab skoori. Vaatame, kas korduseid tulevad ka, aga muidugi ja näitab, Katerinin näitas number 2, et hoopis Helios see võistkond, aga Stanislav Bystrov, Võru Heliose koosseis väravas. Number 1 Andrei Kiš Võrul ja nüüd on toimunud vahetus ja jälle kaitses mängivad kuidagi, aga jällegi peale seda standardi. Lonšakov Kalamehele ja Andrei Kiš on omal kohal, avab kiiresti mängu, aga Nikolai Pulkinile ülgestab ja natukene korrigeerida kaitses, et need söödud eriti see nelik, nii-öelda teine nelik, kui väljakul on, siis Stanislav Bystrov on puhas pivot, puhas tipuründaja, kelle peale tavaliselt mängitakse. See meie meisterliiga iga mäng on internetis ja kes jälgib meie liigat teavad, siin Levolution lõi peale. Lonšakov palliga ja tahtis sööta diagonaalis. Rikošett ja nurgalöök. Ja Dmitro Kalininski on ka väljakul. Et siis selline koosseis ja lihtne mäng, lihtne koostöö. Kahe mängija koostöö, Kamarov ja Lužin, kellest ma siin mõne minuti tagasi rääkisin ja teine värav on Võru Heliose võrgus. Narva United läheb seda mängu juhtima seisuga 2-0 ja time-out'i. 9:51 mängida, ehk siis poole peal esimesest poole. Katerinin ja Maksim Lipin siin paremas ääres saab palli. Vinogradov, Smegilski paralleeli ei tule. Söödu koridori pandi kinni. Aga nüüd Kirill Vinogradov saab palli ja lööb kolmanda värava ja juubeldavad siin Narva Unitedi fännid. 7:55 mängida ja Kirill Vinogradov lööb kolmanda värava. Siin on jah, kaitses lendava värava vastu. Küll ja neljas värav Võru Heliose võrgus ja Dmitro Kalininski värava autoriks. Tahaksingi natukene lahata seda 5-4 vastu mängu ja jällegi liiga palju siin ruumi, liiga palju aega ja liiga palju söödu. Kristjan Kalamees eksis, Reinsaar sööd vendeliinile 1-1 ja nurgalöök. Lužin otsustas peale lüüa. Vaatame, mis välja tuleb. Ja lööb väga hea koht, siis blokk ja näitasidki, et mängivad Kidanovile vasaku jala peale, aga mängivad teistmoodi ja 5. värav on Võru Heliose võrgus 2:19 mängida ja tänab Stanislav Bystrov siin fänne ja mida ma ütlesin, ja Lonšakov jah, liikus sinna selja taga, noh muidugi
tegi eeltöö Stanislav. Et Potsep oli, Martin Potsep seal tagumisel nurgal, aga Anton Komarov ei suutnud. Jällegi üks mängija oli hetkel küll liinide vahel, nii-öelda kaitseliinide vahel, aga Reinsaar eksib, kas saab palli kätte, ei saa palli kätte ja 6 pall on väravas ja Andrei Kiš ütleb talle, no ma olin üksi, anna sööt mulle. Aga eksimus Mairo Reinsaarilt ja seis on 6-0. Vaatame, siin ei olnud. Jah, ikkagi kas jõuavad ja tulevad siis nii-öelda üleminekud ja lüüakse selliselt väravaid. Maksim Lipin, esimeste värava autor, teeb suurepärase eeltöö Komarovile ja Anton Komarov saadab 7. palli Võru Heliose võrku ja seis on 7-0 ja teise poole 39. sekundil see värav on löödud. Kordusest vaatame, mulle meeldib vaadata korduseid ja siis näeb pisut paremini ja tuleb väga ettevaatlik olla nendel pallikaotustel. Ja veel üks võimalus. Ja 88 Aimar, 77 Richard Lepp ei ole viga, kas läheb pall väravasse, ei lähe pall väravasse, posti tabab. Lonšakov eksib. Tühi värav, Andre Väin. Löö ise, aga ikkagi Võru Helios lööb ühe värava tagasi. Vabandab Vladimir Lonšakov teistest kätt, et tema eksis, aga Richard Lepp Võru Heliose värava autoriks ja seis on 7-1. Näeme rääkida, et väärtustame me Rahvaliigat peale Kalamehe lööki ja 6-6 ja lisa all alles. Ja Kristjan Kalameest, milline tegutsemine Narva Unitedi pallivõõrurilt ja Kristjan Kalamees saadab 8. palli Võru Heliose võrku ja siin muusika ja jubeldavad jällegi pealtvaatajad. Ja 12-9. Siin Narval on veel üks võimalus Bestrov Kidanovile ja Kidanov tõstab palli üle väravahi ja 8. värav on Võru Heliose võrgus. Aga on aeg ikkagi lõpetada seda juttu, kuidas nad siia jõudsid. Ja veerandfinaalis mängiti 8 võistkonda, esiliigas ka 8, siis järgmine tasand ongi Rahvaliiga ja 9. Andrei Kidanov, 10. värav. Tänab Kalininskit söödu eest. Ja see on hea koht treenimiseks nende standardide ja siin tekitavad Smedelski andis söödu ja liikus ja ikkagi teine värav Narva Unitedi väravas. Ootasin ma seda rünnaku arengut, kas jõuavad löögini või ei jõua ja Rasmus Alles, number 9, saatis teise palli Narva Unitedi võrku ja kamandab Aleksandr Dmitrijev, et tulge vahetusse. Näeme kordusest. Eskla sööt, Eskla sööt Allesele. See on kordus nurgalöögist, mida jälle on rünnakul Katerinin. Sööt Kalininskile ja Kalininski saadab 11. palli Heliose võrku. 11-2 seis. Ikkagi Vladimir Lonšakov sööt Bõstrovile. Liigub Stanislav Bõstrov keskele, esimene löök blokeeritakse ja teine löök väravast mööda. On jah, et Võru Helios Rahvaliigas teine seda tempot ei olegi. Võimas löök
kas ei olnud väravat, ikkagi on Dmytro Kalininski. Dmytro Kalininski teeb seisuks 12-2, 10 väravaline vahe. Siin on meie mängul ja tundub, et Võru väravaht sai natukene vigastada, aga neil on 3 väravahti üles antud tänases protokollis ja Lonšakovi sööd Kalininskile ja kõigepealt Stanislav Bystrovi lööb tabab lati ja siis omakorda Lonšakov lendava väravana Narval eksib ja Reinsaar saadab ikkagi palli väravasse, seis on 3-12. Kolmas värav Võru Heljuselt. Ja rääkisin ma sellest, et Võru Heljus lööb palju väravaid Rahvaliigas ja lööbki. Vaatame, mängisid nad ja peale 3-2 siin rünnak, Lužin, Kalamees ja Komarov ja Lev Lužin parema jalaga alumisse nurka, seisuks 13-3 ja jällegi 10 väravaline vahe siin meil mängus ja olgu öeldud, et Narva alustas 8-finaali suureskoolise võiduga, võideti siis Tartu Revinsi FC Otepää ühend sellest, spordlikult viha muidugi loomulikult mängus, aga ja 14 Anton Komarov saab jalavalgeks ka ja seis on 14-3. Tuleb ära mängida juba need 2-41 on jäänud mängu lõpuni. Vaadake, kuidas pall liigub ja Kalamäe löög blokeeritakse uuesti ühe puutega ilus kombinatsioon, aga äkki ei. Siin jah, liiga palju värat. Andrei Väin lööb ikka jah, 14-4. Neljanda värava saadab Andrei Väin Narva Unitedi võrku ja 14-4 ja meeldib näha, et Narva Unitedi fännid ka annavad siin plaksutavad aplaus ja teevad häält, toetavad Võru. Palli kaotus. Veel tuleb. Kas loeb või ei loe? Tõenäoliselt ei loe, jah. Kohtunik näitab, et ei loe. Esimene kohtunik. Tõenäoliselt Vilesis oli varem. Ja hea moment, jah, tegelikult on meil. Ma ei maininud ühtegi korda ülekanne jooksul, et on võimalik vaadata VS-i ehk videosupporti meil siin finaalneliku mängudes on see võimalus olemas. Eelmisel aastal Tartus katsetati esmakordselt ja väga edukaks osutus see asi. Tegelikult aus ka. Muidugi see ei mõjuta üldse midagi. Mängu tulemust ainult skoori mõttes mõjutab, aga võitjas muidugi kahtlust ei ole. Ja vaatame, mis näidatakse, ei ole väravat. Jah, tõenäoliselt siis Vile Sireen oli ennem, kui pall ületas värava joont.